Tere tulemast, räägime lastest veebinarile. See on oma sarnaste seas tegelikult juba viies, et viimased 2,5 aastat oleme selliseid väikseid teavitusüritusi, räägime lastest sekkumise teemadel korraldanud. Mina olen Triin Raudsepp, Peaasja laste ja perede heaolu suunajuht. Me oleme Peaasjades Räägime lastest arenguhüppega, või me ise nimetame seda ka laienemiseks, aktiivselt tegelenud viimased 3 aastat. Tõsi, esimesed katsetused Räägime lastest lähenemisega tehti juba aastatel 2016, 2017, aga lõviosa arendustegevusi on saanud toimuma 3 aasta jooksul. Selle ajaga on Eestis tänaseks juba omajagu praktikat. Et aastate jooksul meil on üle 1000 inimese, kes on Räägime lastest väljaõppe läbinud ja vähemal või suuremal määral siis seda lähenemisviisi või meetodit ennast kasutab oma töös. Räägime lastest kasutajakoolitusi on tänaseks toimunud juba üle 70 ja suur osa nendest 70 koolitusest ka viimase 3 aasta jooksul. Ja tunduski, et tänaseks on kasutuspraktikat juba sedavõrd palju, et meil on põhjust uurida, et missuguseks see täna meil Eestis kujunenud on. Sellega seoses küsisimegi spetsialistidelt, kes oma töös meetodit kasutavad, et kuidas neil läheb. Et aimu saada, et mis kontekstides siis täna Eestis kasutatakse Räägime lastest, mis on praktikutel läinud hästi, mis toetab Räägime lastest meetodi kasutust, mis toetab ja mis ka takistab. Ja missugust tagasisidet oleme tänaseks saanud peredelt. Viisime läbi tagasiside küsitluse koostöös Stories for Impacti ja Jaanapsiga, et kes täna annabki ülevaate kasutajaküsitluse tulemustest. Meil on aega kuni kella 4-ni. Et Jaan teeb esitluse, aga teie paralleelselt kuulamisega, et teil on võimalus siin aknas küsida ka küsimusi. Et neid jooksvalt me ei vasta, aga et pange julgelt kirja chati aknasse, et meelest ära ei läheks. Et kui oleme esitluse koos ära kuulanud, et siis vaatame küsimusi ja saame vastused ka anda nendele. Aga annangi sõna üle Jaanile, et kes saab küsitluse kokkuvõtet tutvustada. Ja tere päevast, minu nimi on Jaan Aps, olen Stories for Impactist. Aitäh sissejuhatuse eest ja aitäh kõigile teile, kes te osalete webinaril ja eriti suur tänu kõigile teile, kes te osalete webinaril ja olete Räägime lastest praktikud ja vastasite ka mõni aeg tagasi sellele küsitlusele, sest tagasisidet koguda ja kokkuvõtteid teha ja järeldustest õppida on ju võimalik siis, kui inimesed annavad informatsiooni, nagu ka Räägime lastest praktikud loodavad lapsevanematega kohtumistel saada pere kohta informatsiooni ja siis koos arutada, et kuidas perel läheb. Ja hakkame siit kohe liikuma. Loodetavasti on nüüd näha slaidide täisekraani. Ja omalt poolt ütlen ühe suur tänu veel kolleeg Maria Johanna Perville, kes siis tegeles andmetöötlusega. Ja küsimus, millele järgnevalt siis koos otsime andmete abil vastuseid, on lihtne. Kuidas on lastest rääkimisega Eestis seni läinud? Ja lühidalt meeldetuletuseks neile meie hulgast, kes siis igapäevaselt Räägime lastest lähenemisviisi ja meetodit ei praktiseeri. Tegemist on siis vestlusega lapsevanematega, mõnikord ka lastega või laiemalt siis tugivõrgustiku liikmetega,
mille eesmärgiks on see, et see looks mõistmist, kuidas lapsel läheb, kuidas sujub siis kooskasvamine perekonnas ja kogukonnas ja kuidas siis toimuvate muutustega koos hakkama saada. Ja nagu Triin hetk tagasi viitas, siis tõepoolest viimastel aastatel, kuid juba tegelikult aastast 2017 on koolitatud väga palju, ehk siis üle 1000 praktiku ja praktikute koolitamine on saanud siis teoks tänu toimunud koolitustele, mida siis on olnud 77. Ja järgnevalt vaatame paari sellist teadaolevat infokildu selle kohta, et mida siis koolitustel osalenud on andnud enne selle küsitluse läbiviimist, sest statistikat on kogutud ka enne. Ja üks selline liikuma panev küsimus on ju see, et okei, et räägime lastest küll, aga et kellega, et mis see osalejate profiil siis on. Ja vestlustel on siis osalenud vähemalt peaaegu 1500 pere, et neid on tegelikult rohkem, kuid siis kõikide vestluste kohta vestluse läbiviijad ei pruugi olla informatsiooni andnud ja kellest siis circa 74% on siis osalenud Räägime lastest vestlustel peale seda, kui neile seda võimalust on pakutud. Ja umbes niimoodi 5% on osalenud siis võrgustiku kohtumistel ka. Ja kuskil viiendik siis andmete kogumise seisuga on olnud see, et vestlus on kas siis pooleli või siis on perele pakutud küll, kuid siis pere hetkel seda vastu võtnud ei ole. Nii et kui me liidame need protsendid kokku, siis siit saab teha ka selle järeldusel, et enamasti, kui peredele pakutakse Räägime lastest vestluse võimalust, sealhulgas siis võrgustiku kohtumised, et siis võimalus ka vastu võetakse. Ja vestlused viiakse läbi peamiselt kuni 10-aastaste laste osas ja nendega seotud teemadel. Kuigi on siis nii-öelda vanemaid lapsi ka, et siiski kolmandik jääb vanusesse 10–15. Ja poiste ja tüdrukute osas toimub vestluseid samas suurusjärgus, et poiste osas on siis vestluseid algatatud tiba ülepoole ja tüdrukute osas siis tiba allapoole, aga suurusjärk on sama, nii et igati võrdne kohtlemine. Ja osalenud lapsevanemad on peamiselt tööealised emad, et kui vaadata siis osalust lähemalt, siis emad circa 71% osalejatest, isad 27% ja siis on eraldi jälgitud siis kasuvanemaid ka. Ja enamus nendest vanematest on siis jah, niimoodi kuldses tööeas ehk vanuses 25–49. Ja räägime lastest kogukonnas on olnud ka sellist põnevat mõttevahetust selles osas, et mis oleks Eesti ühiskonnas selline ütleme, hea realistlik osakaal emadest, isadest osalemas vestlustel, kui see veel ei ole 50%, 50%. Et kas see, et juba on 27% isadest valmis osalema, et kas Eesti ühiskonnas on juba selline väga muljetavaldav tulemus isade motivatsiooni osas või siis vastupidi, et oi-oi, et 27 ja 71% vahel on väga suur vahe. Et see jääb siit mõtteaineks. Ja kui veel vaadata, et siis mis puudutab just seda tööealisust, et siis ka enamus vanematest siis ka käivad vestluse hetkel palgatööl ja siis veidi üle 5% on siis ka nii-öelda maakeeles oma ülemused. Ja nüüd siis tuleme tänase peateema juurde, et kui see eelnev info oli siis põhinenud sellel
statistikal, mis on siis kogutud koolitustel läbinute hulgast, siis just ka peale koolitusi, et nüüd siis vaatame täpsemalt seda Räägime lastest praktikute küsitlust, mis siis toimus veebruari lõpust aprilli keskpaigani. Küsimustik läks välja 720 praktikule, kes siis olid koolitusega alustanud enne selle aasta jaanuari ja kokku siis laekus analüüsimiseks 280 vastust, millest 247 küsimustikku olid siis täiesti lõpuni täidetud. ehkki tuleb kohe märkida, et kuna praktikud on ka erineva profiiliga, et siis osadele küsimustele ka vastas vähem praktikuid vastavalt siis oma profiilist. näiteks, et kas nad Räägime lastest meetodit ka peale koolitust praktiseerivad või seda praegu ei tee. Ja tuleme siis vastanute juurde, et veidi üle 60% siis vastanud praktikutest töötab haridusvaldkonnas ja see protsent nüüd langeb ka kokku sellega, et kes on siis üldse koolituse läbinud, et veidi üle 60% ka koolitatud inimestest on siis haridusvaldkonnast. aga kui nüüd vaadata koolitatute statistikat laiemalt, et siis järgmine suur sihtrühm on sotsiaalvaldkonnast, kuid kuna antud juhul küsitluse viis läbi Peaasjad, et kellel on muuhulgas väga tugev võrgustik just vaimse tervise teenuste valdkonnas, et siis seetõttu ka vaimse tervise valdkonnast oli nüüd siin küsitlusel vastajaid rohkem, et kui me tõesti vaataksime siis üldist koolitatute statistikat, et siis oleks sotsiaali rohkem kui vaimset tervist. ja haridusvaldkonnas umbes pooled vastanutest töötavad koolis ja veidi alla poole siis alushariduses ehk siis eelkõige lasteaedades ja erinevates rollides, et siis nii tugispetsialistid koolides ja lasteaedades kui ka siis õpetajad nii koolides kui lasteaedades ja koolitatud juhte on ka. kui me vaatame nüüd vastanuid sotsiaalvaldkonnas, et siis siin oli põnev, et vastanud ka ennast liigitasid siis erinevatesse kohtadesse, võib siis öelda, et kõige rohkem on siis erinevaid spetsialiste, kes pakuvad kas teatud tugiteenuseid, pakuvad rehabilitatsiooni valdkonnas teenuseid, kuid on siis päris mitmeid ka neid, kes on siis omavalitsustes, et töötavad siis ka konkreetselt laste heaolu spetsialistina või siis ka sotsiaaltöö spetsialistina laiemalt. ja kui vaatame tervishoidu, siis vaimse tervise valdkond oli seal siis enim esindatud, eelkõige siis nõustajad, terapeudid ja psühholoogid, et nüüd muid tervishoiutöötajaid oli vastanud suhteliselt vähe, aga nemad siis peamiselt eriarstiabi spetsialistid. ja hea küll, et koolitustel käidi ära, et mis see koolituse efekt siis praktikutel on, et mida nad koolitustelt kaasa võtsid. et siit slaidi pealt on nüüd näha, et pea 90% vastanutest kasutab siis Räägime lastest lähenemisviisi siis vähemalt mõtteviisina. aga kui siis vaadata seda lähemalt, siis veidi üle poole viib ka siis läbi Räägime lastest vestluseid logiraamatu põhjal ja sellise üldise mõtteviisina, et ma küll lähtun sellest mõtteviisist, kasutan mingeid elemente logiraamatutest, kuid logiraamatut üks-ühele arvesse ei võta, et see on siis umbes kolmandik, veidi üle selle. ja küsitlusele vastanutest nüüd neid, kes siis üldse ei kasuta, on circa 13%. ja hiljem siis vaatame neid ka, aga et neid siis absoluutarvuna on üsna vähe ehk 33. ja kui me nüüd tunneme huvi selle vastu, et kuidas siis täpselt Räägime lastest vastajad individuaalselt kasutavad nüüd oma töös spetsialistina,
siin tabelis on veel see variant ka, et kui ei kasuta üldse, et siis ka kasutatakse väga mitmekesiselt. et enim ongi siis see, et kasutatakse põhimõtteid ja lähtekohti ilma logiraamatuta, kuid logiraamatut ka kasutatakse näiteks lasteaias tutvumis- ja arenguvestlusel, koolides tugispetsialistiga vestlusel, aga ka tutvumisvestlusel perega või ka kooli arenguvestlusel. Psühholoogid ja terapeudid vaimse tervise valdkonnas kasutavad tööriistana ja ka sotsiaalvaldkonnas nii laste heaolu spetsialistid kui ka muud sotsiaalvaldkonnas spetsialistid siis kasutavad logiraamatut tööriistana. Ja siit diagrammilt siis oluline sõnum ongi see, et ükski sektor ega kasutusviis ei domineeri, ehk siis väga erinevate valdkondade, väga erinevates rollides spetsialistid, väga erinevates olukordades, kus nad laste teemadel peredega suhtlevad, on siis nii mõtteviisile kui logiraamatu kasutamisele selle sisuka rolli leidnud. Ja miks siis sisuka rolli, kuna see kasutamine on vabatahtlik, et järelikult see nende jaoks siis väärtust loob. Ja osa inimesi vastates veel valisid sellise muu variandi. Et üks põhjus oli see, et nad veel ei olnud päris kindlad kõikides ka kasutusviisides, et nad olid koolituse üsna hiljuti läbinud, et alles oma esimesi vestluseid töökohal tegemas. Osa leidsid, et ikkagi ma sellise päris positiivse hinnangu kasutamisele saan panna siis, kui asutuses kasutataks meetodit laiemalt. Osa ikkagi leidsid, et on selline vahepealne kasutus. Et ei saa öelda, et ma järgin lihtsalt mõtteviisi, aga noh, ma ei järgi ka päris rangelt logiraamatut, vaid et see jääb kuhugi vahepeale. Ja osa leidsid, et ma olen ju ka, räägime lastest, levitaja ja juurutaja oma asutuses, oma võrgustikus, oma omavalitsuses, et see roll on mul veel lisaks ise rakendamisele juures. Ja üks tsitaat siia ka, et mis siis illustreerib just seda halli ala või siis võib öelda sellist, ma ei tea, ootusärevat helerohelist ala. Et mul küll nagu selle terve logiraamatu järgi vestlustega on peale koolituse lõppu tekkinud paus, aga vanematega ma vestlen ja kasutan neid põhimõtteid ja tegelikult siis osaliselt sarnaseid küsimusi ning ülesehitust ka. Ja siis, kuna juba oli viide, et osades asutustes, näiteks haridusasutustes, näiteks tervishoiuasutustes, omavalitsustes ka kasutatakse, et räägime lastest meetodit ka laiemalt, sest näiteks on koolitustel osalenud rohkem kui üks spetsialist. Et siis küsisime ka, et kuidas siis organisatsioonis räägime lastest meetodit ka kasutatakse. Ja siin ka on taaskord see oluline sõnum, et erinevates olukordades ja kasutatakse mitmekesiselt. Ja need variandid juba eelmiselt diagrammilt on tuttavad lasteaedades, koolides, erinevat tüüpi vestlustel peredega ja samuti siis nii tervishoiu valdkonnas kui ka siis omavalitsuse sotsiaaltöös. Ja huvitav tulemus on ka see, et samades asutustes siis, kui on erinevad spetsialistid läbinud koolituse, et siis võib juhtuda ka see, et osa nendest spetsialistidest kasutab siis Räägime lastest mõtteviisina, nad ei kasuta logiraamatut ja teised spetsialistid samades asutustes siis nendes juba tuttavates olukordades ka kasutavad siis logiraamatut ja seda meetodit rangelt ka, ehk siis need mõlemad kasutusviisid on siis ühes asutuses koos. Ja vaatame korraks neid inimesi, kes siis ütlesid, et nad kasutavad Räägime lastest peamiselt mõtteviisina. Et kui nende vastustesse põhjalikumalt süveneda, siis tuli välja selline huvitav asjaolu, et see, et nad kasutavad siis Räägime lastest mõtteviisina või siis, kui me vaatame hästi entusiastlikult, et võiksime öelda ainult mõtteviisina, et neil ei ole Räägime lastest põhimõtete ega mõtteviisi osas mingeid küsimusi, et mis siis
takistab nende vaatenurgast seda täiemahulist metoodilist rakendamist koos logiraamatuga, on see, et nad tajuvad sellist aja või siis laiemat ressursipuudust ning ka tunnevad, et see logiraamatu maht võib-olla siis ei sobi nende ressursi piirangutega, kuid motivatsioon neil on olemas küll. Näiteks üks tsitaat, et ma kasutan vestlusel vajadusel just seda Räägime lastest vestluse ülesehitust, et leida siis perega seotud tugevusi ja haavatavusi, et just, et kui need küsimused ka parasjagu teemasse sobivad ja mulle meeldib ka küsida iga osapoole käest, et mida konkreetselt tema ise saab teha oma olukorra või siis selle lapsega seotud olukorra parendamiseks. nii et ühelt poolt, et ta logiraamatut ei kasuta, aga lähenemisviisi kasutab päris põhjalikult. ja näiteks üks aineõpetaja ütleb, et ta üldjuhul selliseid Räägime lastest vestluseid läbi ei vii, ta ei ole ka praegu klassijuhataja rollis. samas ta kasutab siis õpitud teadmisi, põhimõtteid tervikpildi mõistmiseks, sest ikkagi ka aineõpetajaga ainetunnis võib tekkida arusaamatusi, et siis on vaja vanematega vestelda või siis ka, et kui kolleegidega on sellised mentorvestlused. ja siis vaatame ka korraks neid, et need oli siis 12,5% vastanutest, kes ei kasuta Räägime lastest lähenemist üldse. Nemad siis toovad samuti välja, et neil ei puudu mitte motivatsioon, ehkki nüüd tuleb siis metoodiliselt öelda, et võimalik, et neid, kes siis läbisid koolituse ja küsitlusele ei vastanud ja Räägime lastest ei rakenda, et neid peaks ilmselt veel eraldi uurima, kas siis intervjuude või fookusgruppide vormis, et võib-olla on ka neid inimesi, kes siis ei ole seda üldse motiveeritud tegema, et need, kes nüüd küsitlusele vastasid, tõid välja erinevaid põhjuseid. ajapuudus on teile juba tuttav, aga ka see, et just läbisin koolituse, et ma lihtsalt veel ei ole jõudnud rakendada, et sellepärast on koolituse järgne rakendamine 0 või et mul just see töö kontekst on muutunud, et näiteks vahetan ametikohta või et ikka see asutuse töökorraldus on selline, et seda võimalust veel leidnud ei ole. näiteks tsitaat, et töötan peamiselt noorukitega ning minu töös ongi oluline luua loomulik ja usalduslik kontakt. ja sellepärast ma kuidagi tunnen, et see logiraamatu väga struktureeritud vorm, et see võib muuta vestlust pikaks ja vähendada sellist spontaanset dialoogi. ja teiselt poolt hinnates küll väga seda spontaansust, et ma näen, et see lähenemine ikkagi aitab paremini kaardistada noore olukorda ning tuua esile siis nii tugevusi kui raskuseid. ja hetkel ei kasuta, sest minu uus amet rühmaõpetajana nõuab asutuse poolt välja töötatud arenguvestluste formaati. et ma ei saa seda Räägime lastest formaati vähemalt üks-ühele võtta, et meil on kindel arenguvestluste formaat juba asutuses kehtestatud enne, aga samas soovin seda ikkagi võimalusele kasutada ja siis otse suheldes vanematega. ja just, et siis need lapsevanemad, kes on selle aja valmis võtma, et siis ka seda logiraamatut ka kasutan, aga et just siis nendeks eraldi vestlusteks. ja tuleme siis uuesti kõigi vastanute juurde. et siis ka need, kes ise seda lähenemisviisi ei kasuta, et ikkagi üle 90% vastajatest leiab, et Räägime lastest lähenemisviisi rakendamine aitab peredel paremini oma last toetada. ja kui nad nüüd leiavad, et see lähenemisviis aitab neid, et see on väga oluline, see sõnum, siis tuleme rakendamise juurde. et hea uudis on kindlasti see, et circa 70% nüüd töötajatest tunneb, et need, kes on siis vastanud ja töötajate rollis, et juhtkond toetab Räägime lastest meetodit ka kasutamist. aga teiselt poolt, et kui küsida, et kas organisatsioonis on nüüd olemas sellised kokkulepped, juhised ja ajaraam, et juhtkond toetab, et siis sellega, et on ka selline konkreetsem struktuur olemas, et sellega nõustub alla kolmandiku, mis tähendab, et siin on kindlasti nüüd programmi edasiseks arendamiseks, laiendamiseks, võrgustikutööks, et selline suur võimalus, et selline hoiakuline toetus on olemas juhtide poolt väga paljudes kohtades. ja nüüd siis, et kuidas seda hoiakulist toetust siis tuua ka siis teatud otsustesse, et siis kohendada veidi asutuse töökorraldust, et neid vestluseid siis oleks võimalik läbi viia.
ja veel siis, kuna me küsisime sama asja erinevatel viisidel, et mis on ka huvitav, et kui me võtame sellise laiema töökorralduse, et siis ligi 80% töötajatest ka töökorralduses selliseid suuremaid takistusi räägime-vastast meetodi kasutamisel ei näe. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas me mõtestame seda ajapuudust, et 41% tunnevad, et neil on vestluste läbiviimiseks piisavalt aega. Et see on ka ühelt poolt hea uudis, sest kõikides nendes valdkondades, haridusvaldkond, sotsiaalvaldkond, tervishoiuvaldkond, et mõnikord jääb tunne, et kellelgi ei ole aega millegi jaoks, sest väljakutsed on suured, ülesandeid on palju. Et see, et 41% tunnevad, et neil on vestluste läbiviimiseks piisavalt aega, et see annab lootust, kuid teiselt poolt ikkagi on siis 60%, et kes tunnevad, et seda aega piisavalt ei ole. Et siit me jõuame siis taas töökorralduse juurde, et kui see vestlus annab piisavalt positiivset efekti, aitab ka ennetada võib-olla teatud asju, et siis kuidas seda aega vestluste jaoks vabastada. Et näiteks tsitaat, et oleksin valmis siis logiraamatut kasutama olukordades, kus on just põhjalikumalt vaja kaardistada noore pere olukorda ja siis tugevustest, raskustest süsteemselt rääkida. Ja eriti kasulik siis just juhtumites, et kus siis on vaja seda ühist arusaama siis nii lapsevanemate kui spetsialistide vahel, et mis need noore vajadused siis ikkagi on. Et siis see on igal juhul siis spetsialisti jaoks hästi kasutatud aeg. Ja veel rohkem nendest piirangutest ka, et siis need vastanud, kes siis on natukene veel ootel, et tahaks rakendada, aga praegu peamiselt rakendan lähenemisviisi, mitte logiraamatut, et osa siis toovadki välja, et nad on siis valmis seda tegema just lähtuvalt vajadusest, et kui tuleb nüüd järgmine uus pere haridusasutuse orbiiti näiteks või ilmneb mõni keeruline juhtum või kui lapsevanem siis teatud vajaduse, teatud murega võtab ise ühendust. Ja siis vaadataksegi ikkagi juhtide poole, et siis asutuses nagu seda aega antaks, tugi, et ikkagi need töökorralduse asjad rääkida läbi. Osad ikkagi tahaks väga natukene kohandada vahendit, et kas selle mahtu, teatud sõnastusi või on see küsimus, et see iga või teatud erivajadused nendel lastel, noortel, et kelle vanematega ma räägiksin, et võib-olla isegi ei pea seda vahendit niivõrd kohandada, aga et on vaja just seda tuge, et kuidas seda vahendiga töötada, et kuidas võib-olla oma seda vestleja rolli kohandada või siis ollakse ootel, et ollakse lapsehoolduspuhkusel, töökoha vahetus või midagi muud. Ja näiteks ongi konkreetne tsitaat, hetkel ei kasuta, aga plaanin kasutada kohe, kui tuleb uus rühm. Et tulevad 2-aastased lapsed mulle rühma ja siis ju kohtungi nende vanematega esimest korda ja siis kasutan logiraamatut. Ja vaatame siis ka veel lähemalt nüüd neid spetsialiste, kes siis viivad, räägime lastest vestlused läbi ja kes viivad läbi neid logiraamatu põhjal. Et reeglina siis just nimelt lapsevanematega, kes on siis peamiseks vestluspartneriks ja ülejäänud juhtudel, et siis lapsi kaasatakse vähemalt seni pigem erandkorras, et veidi üle 10%, aga siis õpetajaid ja spetsialiste ka, et need on siis need võrgustiku kohtumised. Ja võib öelda, et niimoodi ennetus ja sekkumised on siis peamised kategooriad ja ennetus on siis veidi üle poole, et need on siis tutvumisvestlused uue pere või jah, siis uue lapsega seoses ja siis arenguvestlused ka, et kas siis ongi siis arenguvestluse senise metoodika asendus, et ongi võetud, nüüd räägime lastest metoodika arenguvestlustele ka kasutusele või siis täiendusena. Ja teine osa, mis on siis umbes 30%, et peaaegu kolmandik on siis just, et kui on siis nii-öelda probleemid, et kas seoses siis nähakse vajadusi seoses käitumisega, seoses arenguliste iseärasustega või ka ütleme perepinged siis jõuavad näiteks sotsiaalvaldkonna vaatevälja või on teatud kriisiolukorrad. Et nii et taas joonistub välja see mitmekesisus, et räägime lastest siis spetsialistide praktikas sobib ja seda
rakendatakse siis nii ennetusena kui ka ongi selline väga tõsine konkreetne olukord. Et näiteks olen viinud vestluse läbi uue lapse vanemaga, kuna koolis asus õppima uus õpilane. Või ka, et sümptomina on siis täheldatud lapse puhul sellist õpimotivatsiooni puudust, et siis on räägitud nii lapse kui tema vanemaga. Või teine tsitaat, et pered, kelle lapsel on koolis õppimise ja või käitumise tundeeluga seotud murekohti ja on just siis soov kooli poolt siis luua toetav koostöö perega, et nende murekohtadega tegeleda koos. Ja siis siin, miks siin on punkt 1 ja punkt 2, et siin on siis olnud küsitlusele väga süsteemne vastaja. Et punkt 1, et kui vanema ja õpetaja koostöö vajab toetamist lapse huvidest lähtuvalt ja punkt ka 2, et kui laps on sildistatud nii õpetaja kui sageli ka juba vanema poolt laisaks, pahaks või muul moel, need on siis jutumärkides, eks ole, mis siis vajab tervikpildi ja lapse kasvukeskkonna mõjude kaardistamist ja objektiivselt ka tugevuste märkamist, lisaks siis nendele märgatud sümptomitele ja probleemidele. Ja kui siis küsisime, et lisaks nendele spetsialistidele, kes siis just nii numbrite kui tsitaatide kaudu jagasid oma praktikat, et kuidas asutuses veel kasutatakse ja kes seda teevad, siis ongi sarnane pilt, et just haridusvaldkonnas ongi, et kasutavad ka teised õpetajad või siis ka tugispetsialistid või teised tugispetsialistid ja ka näiteks nõustajad, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid ja siis haridusvaldkonnas, et kuna siin õpetajad on ka ülekaalus, et siis arengu- ja tutvumisvestlustel. Ja kuivõrd tihti kasutatakse, et ikkagi päris tihti, et eriti kui me arvestame, et siis paljud vastanud on koolituse läbinud ikkagi suhteliselt hiljuti, et 40% vastanutest on viinud läbi vestlusi siis 3–5 perega ja vaid 7% ei ole siis ühtegi vestlust teinud viimase aasta jooksul. Kuid jälle, kui me vaatame, ütleme selliseid super praktiseerijaid, et siis neid, kes siis oleksid nüüd üle 6 perega neid vestlused viinud läbi, noh, et neid on ka ikkagi vähe, ehk siis reeglina ongi siis, et vastanutest just, et siis et on seda praktikat siis ütleme 3–5 pere, mis siis ikkagi viitab ka paljus sellele vajaduspõhisele vestlemisele. Ja küsisime siis seda, küsimust ka, et miks te seda teete, et millest siis räägime lastest rakendamisel kõige rohkem teile abi on. Ja enim mainiti, et abi on logiraamatust ja siis sellest raamistikust, et kuidas neid küsimusi küsida, et need on siis peamised toetavad tegurid, ehk siis natukene peenemalt öelduna, et kui me liidame siis logiraamatu ja siis kogu selle küsimustiku raamistiku kokku, et see ongi see meetodi struktuur. Ja mis on tore, et toodi veel välja siis toetavate teguritena, et paljud lapsevanemad on nendeks vestlusteks väga valmis ja soovivad teha koostööd. Ja et on selline pädevus praktikuna, et see koolitus andis piisavalt teadmisi, oskuseid, enesekindlust ja saadakse vajadusel ka siis oma võrgustikus professionaalset tuge juurde ja siis, kui on ka juba usalduslik suhe selle perega, et näiteks kui juba on siis tegemist perega, et kelle lapsed on siis asutuses olnud juba pikemat aega ja siis asutuses on ka vestluste läbiviimiseks siis soodne keskkond. Et üks tsitaat näiteks, et logiraamat ju katab küsimustega kõik lapse arengut puudutavad teemad ja õpetajal on toeks ka selgitused küsimuste juures. Ja teine tsitaat, küsimused on konkreetsed, võimaldavad suhteliselt lihtsalt struktuuri hoida ja nende ettesaatmine vanematele aitab samuti ka vanematel vestlusteks ette valmistuda ja siis ka juba seada ootuseid selles mõttes, et kui ma siis lapsevanemana tulen, räägime lastest vestlusele, et mis seal siis toimuma hakkab, et millest me räägime.
ja toetav on olnud ka see, et need pered, kes siiani on käinud, et need on ka ise olnud huvitatud ja motiveeritud. ja teine inimene ütleb ka, et just nimelt logiraamatu struktuur on toetanud, lisamaterjalid on toetanud, koolitusel anti palju informatsiooni ja kuna see spetsialist on ka ise lapsevanem, et siis see kogemus toetab ka, et neid vestluseid hästi läbi viia ja siis seda meetodit rakendada. aga muidugi, no nagu me teame, et siis elu on täis ka väljakutseid ja loomulikult küsisime ka vastajate käest, kes siis räägime lastest meetodit rakendavad, et mida nad siis tajuvad siis oma seniste kogemuste põhjal, et mis see kõige keerukam on. ja antud juhul need küsimused on just siis nende käest, et kes siis on päriselt rakendanud ka. ja peamise takistusena ka nemad toovad siis välja ajalisi piiranguid, et see vestlemine on väga kasulik, aga see võtab aega nende tööpäevast. et see oli siis peamine asjaolu, ehk siis kõik need teised punktid olid siis oluliselt vähem mainitud, kuid kindlasti siis teatud praktikute jaoks ka väga-väga olulised. et just, et kuidas ikkagi saada vanematega heale koostööle. et ütleme siis need 10-20% vanematest, kes siis näiteks saavad kutse, aga ei tule ka kohale või et tullakse küll kohale, aga vanemate ootused ei vasta meetodi põhimõtetele. mida see praktikas tähendab, on siis see, et ma tulen kohale, vaatan spetsialistile otsa ja ütlen, noh, et kus siis lahendus on, et mille eest te saate palka. ja osa spetsialiste siis ikkagi tajub ka just seda mahtu ja siis ka seda töövahendit, seda logiraamatut keerukana. et nagu oli eelnevatest tsitaatidest näha, et siis on neid spetsialiste, kes on koolituse läbinud, vaatavad töövahendile peale, super lihtne struktuur, teen. aga me oleme spetsialistidena erinevad ja osa nendest, näiteks, et võib-olla see, et vaatan töövahendit, olen küll koolituse läbinud, aga kuidagi tundub keeruline. jah, ja siis loomulikult ka teatud takistused asutuses. ja siis on ka neid olukordi ju, et see ei ole isegi mitte seotud niivõrd vanemate valmiduse ja hoiakusega, aga lihtsalt ongi peres väga-väga raske olukord psühhosotsiaalselt. et mõned näited siis ka, et näiteks spetsialist ütleb, et vot teen esimese kohtumise ära, aga ei taheta teisele kohtumisele tulla. või et teeme tegevuskava ära, aga et vanemad ei mäleta teisel kohtumisel midagi ja ei ole ette täitnud seda, ütlevad, et probleemi nad enam ei näe. aga näiteks üks spetsialist ütleb, et otseselt selliseid takistusi ei ole, et tema pigem leiab, et ongi siis teatud perede sihtrühm, et kellega see sobib väga hästi, meetod, ja teatud peredega, et kellega ta siis ka ei rakenda, et kui ta ei näe seda koostöö motivatsiooni. ja loomulikult nagu haridus, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas laiemalt, et teatud juhtudel võib juhtuda ka, et lihtsalt see logistika ja kuidagi see logistika niimoodi osapoolte koostöös kujuneb takistuseks. et viirushaigused, asjad jäävad ära või siis see spetsialist töötab tööajal, pereliikmed on hõivatud nii-öelda klassikalisel tööajal ja see ei pruugi ju alati olla ka motivatsioonis, vaid näiteks ongi selline, ütleme, üsna haavatav töökoht ja peabki olema 8-5 seal kohal, et siis jah, et kuidas siis leida seda vestluse aega. siin on nüüd üks põnev tabel, et spetsiaalselt ignoreerisime siis neid nõuandeid, et selliseid pikki tabeleid ei tohiks slaidile panna, sest meile tundus, et see tabel on väga kõnekas just sellisena, nagu ta on. et siin vasakul pool on küsimused ja tulpades on siis selline klassikaline vastuste struktuur, eks ole, et ei nõustu üldse, pigem ei nõustu, nii ja naa, pigem nõustun ja nõustun täielikult. ja roheliseks ja heleroheliseks on tehtud siis need vastused, mida siis vastanud märkisid enim. ja siin vasakul pool on siis väited. ja näete, et siis enim on märgitud neid väiteid, et siis nõustun täielikult või pigem nõustun, et räägime lastest, meetod muudab minu tööd selgemaks ja eesmärgistatumaks. olen nõus. räägime lastest, vestlused parandavad minu koostööd peredega. olen nõus. ja kavatsen, räägime lastest, meetodit oma töös edaspidi kasutada. olen nõus. ja nüüd on siis ka 2 väidet, kus need helerohelised ja tumedamad rohelised on
ma pigem ei nõustu selle väitega või nii ja naa, et ma pigem ei ole nõus sellega, et ma viin Räägime lastest vestlused oma töös läbi sageli ja ma pigem ei ole nõus selle väitega, et minu poolt Räägime lastest vestluste arv on mu enda hinnangul olnud piisav. Et see tabel siis toob kokku ka need mitmed eelnevad infokillud eelnevatelt slaididelt, et väga suur osa, 95% kavatseb tulevikus kasutada, et selline kasutusvalmidus on väga suur, sest ka paljud, noh, valdav enamus leiab, et see mõtteviis on väga toetav, et need logiraamatud on väga toetavad. Aga sageli teevad seda siis pigem väga vähesed, et ligi 11%. ja mida siis oleks vaja selleks, et rakendada siis rohkem? Et siin on nüüd erinevaid vajadusi. Enim toodi välja, et just oleks vaja siis supervisioone ja kovisioone, et kuidas seda Räägime lastest meetodit siis võimalikult hästi rakendada ja kuidas seda teha siis erinevates olukordades ja keerukamatel juhtudel ka. Aga toodi ka välja, et lisaks siis ütleme formaalsematele supervisioonidele, kovisioonidele, et kindlasti oleks ka vaja praktikute kogukonda ja just siis praktikud, kes on siis samalt erialalt või sama tüüpi asutustest, et lihtsalt ka vahetada kogemusi. Ja soovitakse siis ka täiustatud materjale ja tööriistu, et mõningaid vajadusi mainisin juba enne ka, et mõned tahavad lihtsustatust, mõned tahavad just siis teatud tüüpi vajadustele kohandatust või et vähemalt nad ei ole hetkel nagu veel enda jaoks leidnud seda võtit, et kuidas hetke materjale siis just oma olukorrale kohandada, et siin siis osa vajadusi võivad olla ka sellised, et juba see kogemuste vahetus on näiteks piisav, et siis piisab ka nendest praegustest materjalidest. jah, ja võib-olla ka sellist rohkem vajaduspõhist tuge keerulistes olukordades, et enne kui tuleb 3 kuu pärast supervisioon ja mis puudutab nüüd jah, seda töökorraldust ja et oleks aega nende vestluste jaoks, et kindlasti siis tugi asutuselt ka. Aga siis slaidi ülevalpool on ka 30%, kes ütlevad, et noh, nad vähemalt sellist keskset tuge hetkel ei vaja, et kõik on hästi. Ja mõned tsitaadid ka, et mul on tunne, et praktikuna oleks mul pigem vaja just organisatsioonisisest plaani, et kuidas me Räägime lastest vestluseid koolis ka kasutame ja siis eriti juhul, kui Räägime lastest pakkujaid on rohkem. Et kui seal peaksime raskustesse sattuma, et siis ju oleks täitsa huvitav kasulik arutada teiste koolidega, kuidas nemad on olukorra lahendanud. Et see tähendab, et oleks vaja toetada arutelu võimaluste loomisel. Et see on nüüd väga selline, ütleme, sisutihe tsitaat, et kuna see küsimus oli just ka selle kohta, et millist keskset tuge võiks praktikutel vaja olla, siis siin ühelt poolt joonistub välja just see keskne tugi isegi vähem praktikutele ja rohkem siis asutuste juhtidele, et kuidas selle organisatsiooni sisese plaani ja need põhimõtted ikkagi paika panna, sest siit tsitaadist tuleb välja ka see hea või ütleme, oluline vajadus või hea märkamine, et kui nüüd erinevad spetsialistid kasutavad, räägime lastest, et siis paratamatult, et isegi ju logiraamatu raames me oleme erinevate lähenemistega, et kuivõrd sarnane kogemus see peredel on või kui osa kasutab mõtteviisina ja osa kasutab logiraamatuna, noh et siis ka, et kui näiteks pered omavahel suhtlevad, et kuivõrd selliseid sarnaselt toetavaid ja sisukaid kogemusi nad meie asutuse erinevatelt spetsialistidelt saavad. Aga see on nüüd hästi palju ju siis juhtide asi, et kuidas me seda asutuses korraldame, et mis on meie asutuse identiteet. Ja kindlasti siis see pool, et kuna paratamatult iga asutuse endaga praktikute kogemuste pagas on teatud piiridega, et siis oleks ka arutelu võimalusi siis laiemalt. Et kas või siis omavalitsuses teiste haridusasutustega. Ja üks tsitaat veel, et ongi, et muidu kõik hästi, aga aeg-ajalt on sellised keerulisemad olukorrad, et siis tahaks professionaaliga arutada, et kas siis supervisioonide raames või et oleks mentor, et kellega konsulteerida. Ja neid vastuseid oli ka, koolitus oli põhjalik, sisukas, mina otseselt mingit tuge ei vaja, et tunnen end suhteliselt enesekindlalt. Kuigi
taaskord vähemalt on eestlaslikult öeldud, et suhteliselt. ja kuidas siis selle eelneva materjali kokku võtta? Et väga palju peresid on vestlustel osalenud ja vähemalt praktikute vaatenurgast leitakse, et Räägime lastest vestlused aitavad peredel last paremini toetada ja spetsialistidel siis toetada paremini peresid ja lapsi. Et siit nüüd ütleme selline ressursside olemasolul siis selline hindamise, mõju hindamise järgmine samm oleks siis minna põhjalikumaks, et mida siis pered ütlevad ja mida me siis saame teada laste ja noorte siis heaolu kohta nendes peredes. aga nagu ka teadusuuringutest on näha, et siis ju väga palju selliste lähenemisviisides ikkagi sõltub ka sellest spetsialisti enesetõhususest ja ilmselgelt siis see spetsialistide enesetõhususse on väga oluliselt panustanud. Ja siis selline motivatsioon ja siis juba ka praktikapõhine usk meetodi toimimisse on praktikutel kõrge, aga igapäevatöös ikkagi jääb aega napiks nii nendel, kes teevad vestluseid logiraamatute põhjal, kui ka nendel, kes siis praegu rakendavad lähenemisviisi või teatud elemente logiraamatutest ja oleks siis põhimõtteliselt valmis ka logiraamatute rakendamiseks. aga et jah, et jääb aega napiks. 95% kavatseb meetodit ka kasutada edaspidi, kuid ainult 11% juba teeb seda oma hinnangul sageli. ja juhid siis ütleme hoiakuliselt toetavad meetodi kasutamist reeglina, see oli siis 70%, aga ikkagi paljudes kohtades ja puutuvad sellised selged kokkulepped, juhised, ajaraam, noh, nii selle ühe spetsialisti osas kui ka eriti juhtudel, kui asutusest on koolitatud siis mitmeid spetsialiste või selles koostöövõrgustikus on koolitatud mitmeid spetsialiste. ja ütleme, et selline meetod kasvab koos inimestega, kvaliteet kasvab koos inimestega, et praktikud siis soovivad kohta siis ülekantud tähenduses võimalusi, kus siis koos mõelda, keerukaid juhtumeid jagada ja üksteiselt õppida. see oli kokkuvõte minu poolt. veel kord aitäh kõigile, kes on Räägime lastest vestluseid läbi viinud, kes on seda mõtestanud ja kes küsitlusele vastasid. ja veel kord suur tänu Mariele, kes kogu seda analüüsi tegi ja edasiviivaid vestluseid, nii Räägime lastest vestluseid kui muid. ja lõpetan slaidide jagamise, et saaksime vajadusel vaadata laekunud küsimusi ja küsimustele vastamise ringi teeme kindlasti laiemalt, sest küllap on suur osa võimalikke küsimusi selliseid, et millel ongi mõistlik Räägime lastest tiimil vastata otse. Hetkel siin chatist ühtki küsimust paista veel ei ole. aga et kui kellelgi midagi kripeldab, et saab panna oma küsimuse kirja või oma tähelepaneku siia, et saame ette lugeda, või kui keegi soovib suuliselt sõna võtta, et andke märku, et saame teha mikrofoni lahti, et saame ka vestelda siin. No nii, et nüüd on see põnev hasart, et kas tuleb vähemalt üks küsimus ja Kristel tõstis käe. suur-suur aitäh. ütled sa, et Laura ka? ja tere, ma olen Laura, tere Jaan, aitäh, väga huvitav oli kuulata. ma tahtsin küsida, et see 30% vastanutest, kes väitis, et nemad ei soovi hetkel mingit tuge, kas nemad on need, kes kasutavad seda niimoodi tihti meetodit? aitäh küsimuse eest. ma peast ei oska öelda. vaatame järele, et väga hea täiendav aspekt, millele heita pilgu peale. aitäh. ja tuli ka küsimus, et kas maakonnapõhiselt saab ka ülevaadet, et mis puudutab seda konkreetset küsitlust, siis me seal
maakonna kohta ei uurinud, aga küsimus peaasjade tiimile, et kui vaadata just need koolitustel osalenuid, et kas või kuivõrd on sellist maakonnapõhist kaardistust võimalik teha. Ja Annabel, et see maakonna ülevaade on meil selles vaates olemas, et kui palju on piirkonnas praktikuid, kes on lõpetanud ja mis valdkondades nad töötavad. Ja seireandmete osas ka saab sellest välja võtte teha, et kui sageli siis kasutatakse, ehk et kui palju on siis spetsialistid just sinu Rapla piirkonnast näiteks vastanud, et mitme perega ja kui sageli nad on vestlusi teinud ja kes seal on osalenud, et sellist ülevaadet saame küll koos vaadelda. Ja et hetkel nendest küsimustest ongi abi just seetõttu, et kui me seda materjali täiendame, et siis saab need teie küsimused võtta arvesse. Ja kindlasti noh, et kui teil on nüüd selline omavalitsuse või maakonna vaade, et sarnaselt ka ütleme teiste sekkumistega, et kindlasti on ju mõistlik ka kaardistada ka eraldi näiteks teie oma haridusasutusi või ka siis muid asutusi, et kui palju seal teatud sekkumise praktikaid on ja seda ongi võib-olla siis mõistlik teha just seal siis piirkonnas ka kohapeal. Aga nagu Triin viitas jah, et siis selle maakonnapõhise statistika saab anda. Mulle natuke tundub, et väga pakilisi küsimusi, tähelepanekuid hetkel ei pruugi tulla. Aga igal juhul, kui tuleb, et magate vahepeal öö ära ja siiski tuleb mõni küsimus, et oleme hästi avatud, et kirjutage meile ja mõtleme koos edasi, et leiame vastused, et on see siis piirkonna või asutuse põhine või on see mõni muu ettepanek, räägime lastest osas. Et igal juhul ma väga tänan kõiki, kes tulid siia kuulama ja neid ka juba tänan ette, et kes siis järelkuulavad meie veebinari. Ja Jaan, sulle ja Marie, et teile eriliselt suured tänud, et aitasite seda küsitlust läbi viia ja nii põnev kokkuvõte sai kokku. Et aitäh teile selle eest. Ja selle mõnusa väikse veebinari võiksimegi lõpetada. Et suur aitäh teile!